2024. aasta keeleteo konkursi peaauhinna pälvis James Joyce'i tuntud romaani eestikeelne tõlge. 1922. aastal Pariisis ilmunud raamat pandi inglisekeelsetes riikides 10 aastaks keelu alla. Peamiselt roppuste, aga ka jumalateotuse ettekäändel ja seda James Joyce'i meistriteost peeti siiani tõlgitamatuks. Eesti keelde tõlkis selle Paul-Eerik Rummo, keda täna Tartus auhinda vastu võtmas ei olnud. 2024. aasta keeleteo tiitlile kandideeris kogu 33 keeletegu ja peaauhinna võitja valisid välja taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid. Kui kõik see tervik oli silme ees ja see ülevaade, kui palju eesti keelele ja eesti keele mitmekesistamiseks Paul-Eerik Rummo tõlge annab, ja et see on väga-väga suur töö, siis ei olnud lõpuks võitjas kahtlust. Minister Kristina Kallase sõnul väärivad tegelikult kõik 33 keeleteo kandidaati kõrget tunnustust. Peaauhinna puhul meil väga kahtlusi ei olnud. Tegemist on ikkagi elutöö suuruse tööga. James Joyce'i tõlkimine, et ise näete, kui suur töö see on, aga lisaks see ikkagi eesti keelt rikastab sellega, et ta nagu sajandi täpsuse keel on see. Keeleteo rahvaauhind selgitati välja avaliku hääletuse teel. Rahvaauhinna võitis Jegor Andrejev Eesti Laulu 2024. aasta võiduloo viipekeelse tõlke eest. Jegor Andrejev andis lisaks laulusõnadele edasi emotsiooni ja leidis sellega tee Eesti rahva südamesse. Ma ei ole nagu mõelnud sellele, kuidas emotsionaalselt rohkem väljendada seda või mulle meeldib esineda, ma vaatasin, kuidas teised esinevad ja midagi on minu sees, mis tahab lihtsalt välja tulla. Ta tahab lihtsalt näidata seda, mida minu sees on, mis minu sees on. Rahvahääletusel kogusid võitja järel palju hääli ka kõnetoru keelejutud sotsiaalmeedias, Pakendikeskuse mitmekesise keelekasutusega reklaamid ja keeltekooli Saan targaks postitused Instagramis. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas, et mida rohkem võimalusi on noortel kasutada eesti keelt nende jaoks igapäevastes tegevustes, nagu nutiseadmete, rakenduste ja tehisaru kasutamine, seda suurema tõenäosusega jätkavad nad eesti keele kasutamist ka muudes eluvaldkondades. Et eesti keel peab olema ka tehisaru poolt räägitav keel, et see on eesti keele ellujäämise jaoks ikkagi väga põhimõtteline küsimus. Ja ka need keeleteod täna näitasid, et keelt kasutatakse Eestis väga erinevates registrites, väga erinevates kohtades, erinevates meediumites, nii et tegelikult eesti keel väga elab, aga nüüd see järgmine hüppe eesti keele jaoks on ikkagi hüppe sinna tehisarusse. Keeleteo auhinnad anti välja juba 19. korda.